1, 2, 3. On kuulda midagi? Nii, tere hommikust minu poolt. Kuna Ave ennast tutvustas, siis ma mõtlen, ma tutvustan ennast ka siis. Mina olen Koit ja viimasel aastal ma kõige paremini võib-olla seostaksin või väljendaksin ennast või kirjeldaksin ennast ühe multifilmi tegelase öelduga. Ja nüüd te peate parandama, et kas see oli tema poolt öeldud või mitte, aga minu arust see oli Karlsson Katusel, kes ütles, et ta on parajalt paks mees parimates aastates. Ja see aasta ma tunnen samamoodi ennast. Täna hommikul, kui ma tulin, sõitsin siia kirikusse, siis ma olin üsna veendunud, et on teine advent. Ja siis õnneks enne teenistust Leeli tuli ja pani 3 künalt põlema, siis ma mõtlesin, et selge. Täna on ikkagi 3. Tänase jutluse teemat ma võib-olla ütlekski, aga eesmärk, mis mul täna on kõigepealt julgustada ja siis esitada ka üks väljakutse meile kõigile. Isadepäeva jutluses rääkis Joosep, kui ta alustas, hakkas siis rääkima natuke teadusest, et ta rääkis sellest, mis ta siis usub, ja siis koheselt hakkas mul kuskil ajus hoopis mingi asi läks nagu põlema. Mul tuli meelde, et mul midagi ajus on kuskil, mis nagu on selle teemaga seotud. Ja siis mida aeg edasi, siis mul hakkasid tulema meelde erinevad teadmised. Ja ma usun, et see, et me teame ka piiblist ja oma usuelust väljaspoolt mingit tunnistust Jumala olemasolust on ülioluline. Ja mõnikord, ma ei tea, kas on sellest, et me kardame, et me leiame midagi, mis ei sobi kokku sellega, mis me arvame või usume, või sellest, mida piibel õpetab, ja siis me jätamegi otsimata, me jätamegi uurimata. Aga Matteuse 22:37 ütleb, et armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. Kuigi siin pole see otseselt selles kontekstis niimoodi mõeldud, aga ma mõtlen samamoodi, et kui me oma mõistusega armastame Jumalat, siis eeldab, et me armastame tarkusega. Ja tarkus on ka näha seda, et tunnistus Jumala olemasolust on ka mujal väljaspool kogudust. Me võime mõelda, et aga mis seal vahet siis on, et kas seal on midagi või ei ole, et aga ma usun. Aga see on ülioluline, sest tihti nendes hetkedes, kus võib-olla me tunneme ennast Jumalast eemal, on oluline, et on ka muid asju, mis kinnitavad seda, et Jumal on olemas väljaspool meie tundeid. Kui me valetame Jumala poole, me palume, et Jumal vasta sellele palvele, siis me ei oota ju ainult mingisugust sihukest õnnetunnet või mingi rahulolu tunnet, vaid me ootame mingisugust vastust, mis ilmneb reaalselt, mis on silmaga nähtav. Ja üks asi näiteks on füüsiline tervenemine. Ja mul on ka üks väga lahe lugu sellega, mida ma varsti jagan. Aga seda, et me mingist haigusest terveks saame, seda ju kinnitab arstiteadus. Inimene, kes võib-olla ei usu Jumalat, on täiesti objektiivne, aga samas, kui ta on diagnoosi pannud meile just nädalaga võib-olla enne ja nädalaga hiljem oleme terved, kuigi tegelikult võib-olla tavaolukorras oleks see paranemine pidanud olema võib-olla pool aastat või aasta, siis see on ime. Ja on suur vahe, kas on midagi, mida teadus ei suuda seletada, mingit imet, või kui teadus räägib täielikult vastu sellele, mida me usume. Aastaid tagasi, see oli vist 2013, kui ma ei eksi, kui oli Pärnus piiblipäevad. 2011. Ja 2013 oli Raplas. 2011 olid Pärnus piiblipäevad ja me olime siis mina ja siis mu üks hea sõber Sander
too hetk siis me elasime veel Raplas ja me tegime noortetööd seal ja Rapla noortega me olime piiblipäevadel ja Sandriga me siis olime registratuuris seal, kus me siis võtsime neid inimesi vastu, kes tulid sinna üritusele ja meiega koos oli üks neiu. Me teda varem ei teadnud, seal me tutvusime ja kõik oli väga tore, kuni siis samal õhtul ta siis kukkus kuskilt trepist alla nii õnnetult, et ta käis EMO-s, tal pandi jalg kipsi, ühesõnaga, et ei olnud mingi siuke väike, mingi väänamine, vaid konkreetselt midagi väga halba juhtus ja oli vaja kipsi panna ja kõik uuringud tehti ja karkudega pidi ta seal ringi käima ja suht moti võttis maha tal, et mis mõttes, et kord aastas on piiblipäevad, ma tulen siia ja juhtub siuke asi. Reede siis läheb mööda, on laupäev ja laupäeva õhtul, vähemalt too aeg siis oli kombeks, et on siuke ülistuspalveteenistus nii-öelda, kus on siis ka eestpalve osa. Ja teenistuse ajal me istusime tagareas kuskil mingi pingi peal ja kui tuli see eestpalve osa, siis me olime, et kuule, et mine ka nagu. Ja siis ta natuke oli, et me ei tea, ei taha nagu minna, aga lõpuks ta läks. Seal muidugi oli järjekord, sest paljud inimesed läksid sinna, et palvetada. Ja mingi aeg läheb mööda ja siis käib mingi latakas. Ja natuke aega hiljem tuleb see sama tüdruk joostes meie juurde ja kallistab meid. Ja sama õhtul ta tunnistas ka seal laval, ta isegi hüppas seal laval, ta oli terveks saanud selle ühe palvega. Ja see on midagi, mida teadus ei suuda seletada, mida arstiteadus ei suuda seletada, see on ime, aga see on reaalne. Aastaid tagasi ühel Rapla noortekal ma jutlustasin teemal usk ja teadus ja see oli väga põnev teema, sest see on väga mahukas, aga samas väga vähe käsitletud. Ja ma annan 2 head raamatu soovitust teile, kes teid huvitab, kellel on aega, et lugeda. Mõlemad on eestikeelsed. Üks on Josh McDowelli Rohkem kui puusepp. Ja seal siis ta räägib ka sellest tõenäosusest, et kõik see, et Jeesus, kõik see, mis profeteeriti tema kohta, et see täide läheb, kui üüratult väike võimalus see oli. Ja seal seletab seda lahti, toob seda võrdlust, et kui võimatu see oli, aga ometi kõik, mis Jeesus tegi, läks täide. Soovitan seda raamatut lugeda ja teine on Lee Strobel Kohtuasi looja kasuks. Ja ma loen teile ka siis rahvaraamatust, ma vaatasin seda kirjeldust selle raamatu kohta ja see oli väga huvitav. Saame teada huvitavatest avastustest kosmoloogia, rakubioloogia, DNA uurimise, astronoomia, füüsika ja inimteaduse valdkonnas, mis esitavad hämmastavaid tõendeid kohtuasjas looja kasuks. See on siis rahvaraamatu kirjelduses seal kirjas. Loodul on looja käekiri. Ja nüüd ma siis tahaks ka jagada ühte väga lahedat asja, mis natuke kinnitab nagu seda, aga kõigepealt ma loen ühe kirjakoha. Kolossa 1:15-20. Hümn Kristusele. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevas ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad, kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas. Ja ta on oma ihu koguduse pea. Tema on algus esmasündinu surnuist, et ta kõigest saaks esimeseks, sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel temas elada ja lepitada tema läbi enesega kõik, nii hästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema ristivere läbi. Amen. See vahva asi, millest ma täna hästi õrnalt teema, mida puudutan,
See on siis üks molekul inimese kehas, mis hoiab siis meie kudesid koos. Ja selle proteiini nimi on laminiin. Ja esimese pildi saaks äkki, mis näitab seda, ja nüüd teise pildi panna, mis ta reaalselt meie kehas, missugune ta välja näeb. See on nagu täpselt nagu ristikujuline. Ja see on hästi lahe nagu väike tunnustus sellest, sest just ma lugesin, et Salm 17, et tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas. Et kuigi ilmselgelt siin seda ei mõeldud, aga ometi on nagu väga lahe näha niisugust väikest, inglise keeles nagu easter egg, aga ma ei tea, väike hea mingi lahe asi, mis kuskil nagu kinnitaks seda, et Jeesus kuskil on meis kõigis ja see on nagu hästi lahe et inimese kehas muidugi ei ole niisugune ristsirge, sest inimese kehast, ta ei ole kivikõva, vaid ta on liikuv ja pehme. Aga niisugune väike lahe asi, et teadusest midagi, mis on minu arust päris lahe. Et kui mõelda, et miski, mis hoiab meid koos, näeb täpselt välja, peaaegu täpselt välja nagu Jeesuse rist. Loodul on looja käekiri ja vahet pole, kas me oleme kristlased või mitte, ja usume Jumalasse või mitte, siis ikkagi loodul on looja käekiri. See oli siis väikseks julgustuseks teile, et vaadata kaugemale kui piibel ja kogudus, et leida, et seda Jumala kätetööd ja seda tunnistust Jumalast me võime leida ka mujalt. Nii et julgustan kindlasti seda tegema. Aga nüüd see põhiteema, millest ma täna tahan rääkida. Ma mäletan, me istusime aastaid tagasi kodus terve perega laua ääres ja rääkisime usu teemadel ja ma mäletan, et kas see oli mingisuguste meeleavalduste valgusel, aga mu vend ütles, ma nüüd parafraseerin, aga ta ütles umbes niisuguse lause, et valitsus pole Jumala plaan maailma päästmisel, Jeesus on. Ja meil kogudusena on selles põhiroll. Ja kui tihti me tahame seda vastutust meie enda pealt lükata kellegi teise peale, sest see teeb asja lihtsaks. Et mina ei pea nende tagajärgede eest vastutama ja kui ma midagi pean tegema, siis ma võib-olla kukun läbi ja ma ei pea läbi kukkuma, et las see keegi teine teeb, et küll valitsus teeb. Aga nagu me teame läbi ajaloo, isegi läbi piibli ajaloo, siis valitsusel on kalduvus korrupeeruda, valitsejatel on kalduvus korrupeeruda. Ma usun, et see on tegelikult ju täiesti loogiline, et meie kristlastena, kogudusena, me olemegi see plaan A, see, kelle kaudu see sõnum Jeesusest jõuab inimesteni. Ja kui me ütleme, et las keegi teine teeb, ja natuke ka minu arust ka Alari piibli tekstis, kui ta seletas, ütles ka umbes seal raamis selle mõttega, et küll keegi teine teeb, et mis mina ikka, et mina ei oska ja ma ei taha ja ma ei viitsi ja ma ei saa ja et küll keegi teine teeb, siis ma julgustan üles, et võtame vastutust, et teeme ise ka midagi, kuigi see ei ole kerge. Meie inimesed, kes on meie ümber, meie sõpruskond, meie perekond, meie töökaaslased, meie naabrid, nad on meie vastutuses, see on meie asi, et nemad kuuleksid seda Jumala sõna. Sest kui meie seda ei tee, siis tõenäoliselt ei tee seda mitte keegi. Ja ma ei räägi siin sellest, et ma tegin Facebooki sotsiaalmeediasse, tegin postituse, et Jumal armastab sind. Sain linnukese kirja, et ma nüüd tegin ära selle evangeeliumi jagamise. Et see ei ole see. Tihti mulle meeldis, et kuidas täpselt see avetunnistus oli enne seda jutlust,
sest see natuke rääkis ka sellest, mis mina tahan nüüd rääkida. Tihti me ei saagi rääkida oma tuttavatele või inimestega, kellega me kohtume kohe, et kohe räägib evangeeliumi ja usud või ei usu, vaid nii nagu Ave rääkis, kuidas tema sõbranna veetis temaga aega koos, kuidas ta õppis teda tundma, kuidas tekkis see side, kus tekkis Avel tekkis usaldus selle inimese vastu, kelle ta koos on, ja kui see armastuse sõnum tuleb selle usalduse võtmes, kui tuleb selle kaudu, et ta on näinud, kuidas see inimene erinevates probleemides hakkama saab, kuidas lootusetetes olukordades tal on lootus, kuidas kui keegi räägib kedagi taga, siis ta ei lähe kaasa sellega. Kui keegi eksib ta vastu, ta annab talle andeks, mitte ta ei hoia nagu selle inimese vastu. Sest need on need kõige olulisemad hetked, sest nende järgi nad vaatavad, et kas see, mida me hakkame üldse rääkima, kas see peab vett või mitte. Sest me võime rääkida Jumalast ja armastusest, et me oleme kristlased terve päeva. Aga kui me ei andesta, kui me ei näita seda armastust välja, siis see on kõik tühine jutt. Johannese 13:35 ütleb, sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Piibel on väga hea peegel. Meil on väga hea võimalus vaadata peeglisse ja mõelda, kas mina olen see. Kui ma pean ennast Jeesuse jüngriks, kas mind tuntakse selle poolest, et ma armastan teisi? Või tuntakse selle poolest, et ma ainult kuskil kommenteerin, solvan, ütlen halvasti kellelegi, mõistan hukka? Kui me vaatame peeglisse, kui me vaatame Piiblisse, siis see, mis sealt vastu tuleb, see on tõde. Me ei saa, kui me vaatame kuhugi peeglisse, me saame valgustusega mängida, me saame igast asju teha, et näida paremad välja, kui me tegelikult oleme. Aga kui me tegelikult ka Piiblisse vaatame, siis me ei saa olla nii subjektiivsed. Me peame oskama näha seda, et kas me oleme need, kas me armastame üksteist või mitte. Meil on lihtne lükata vastutus, ma ei tea, Billy Grahami peale, võt tema kuulutas evangeeliumi, võt tema tegi suuri tegusid, tema on see, kuidas Kristuse sõnum jõuab inimesteni. Või Lootuse küla, et nemad teevad head tööd. Kogu aeg näen internetis, et kuidas keegi on muudetud. Ma toetan neid. 5 eurot kandsin üle, et minu poolt on need asi tehtud ja ma toetan neid, et me oleme ühes pundis, et nagu ühine kingitus või nii, et justkui saan nagu seda öelda, et ma tegin ka, et see ongi minu kätetöö. Kui me niimoodi arvame, siis on kehvasti, sest ainukesed, kes selles kaotavad, oleme meie ja meie lähedased, kes peaksid meist saama seda Jeesuse tunnistust. Kas me järgneme Jeesusele ja me oleme lihtsalt Jeesuse jälgijad? Seal on väga suur vahe. Paljud kristlased on aastaid, kes tulevad kirikusse ja istuvad pingis, iga pühapäev käivad kohal, võib-olla ütlevad ka, et Jumal on hea kogu aeg Jumal on hea, ja siis sees on surm. Mitte mingit vaimuliikumist, mitte mingisugust tegelikku tunnistust, et on Jeesuse järgija, ei ole, vaid lihtsalt ma käin kohal, ma teen mingid rituaalid ära. See ei ole see, milleks Jeesus meie ees suri. Patt pole ainult valed teod, ta on ka tegemata jätmised. Sest patt on märgist mööda laskmine on üks seletus sellele. Me laseme märgist mööda. Ja see, kui Jumal kutsub meid midagi tegema, või kui püha vaim meie sees, kui meil on püha vaim sees, ütleb, et tee seda või tee seda, ja me eirame seda, siis see on ju Jumala märgist mööda laskmine. See on eksimus, sest me ei käi Jumala tahtes.
Kui Jumal meid kutsub midagi tegema või tahab meid saata kuhugi, siis sellel on ajalised piirid. Jumal ei oota igavesti, et me oma jalad tagumiku alt välja võtaksime ja midagi teeksime. Jumala plaan saab täide viidud, aga küsimus on, kas meie oleme sellest osa või mitte. Püha vaim ei saa meid juhtida, kui me paigal seisame. See on sama absurdne, kui me arvame, et autos paigal seistes, kui me rooli keerame, et siis me lähme kuhugi. Me võime selle suuna õigeks keerata, selle sihi paika panna, aga kui me ei astu, siis pole kasu. Sa võid kohal olla ja pöörata igas suunas, sa ei lähe ikka kuhugi. Ja ma usun, et paljud kristlased, isegi mina olen niimoodi elanud, et me palun küll, et Jumal juhi mind ja Jumal näita, kus ma minema pean ja Jumal suunab pilgu siia, sinna, et no vot, mine sinna. Sa tunned sees, kuidas Püha Vaim ütleb, et vot, see on sinu osa. Aga kui sa ei astu, siis on ikka tulemus on 0. Timoteuse teine kiri, 1. peatükk, salmid 6-7. Julgustus kartmatuks Kristuse tunnistamiseks. Sel põhjusel tuletan ma sulle meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande, mis on sinus minu käte peale panemise kaudu. Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Mis on väe, armastuse ja mõistlikkuse vaim? Vähemalt peaks olema. On keeruline üldse teha midagi hästi või elada oma elu kandes head vilja, kui me ei käi Jumala tahtes. Ja see ei ole ainult see, et Jumal kutsub mind sinna teenima või sinna, vaid see on see igapäevane Jumalaga koos käimine. Ja see igapäevane, see tunnistus, see meie missionitöö. Sest kui me pühapäeviti ja me arvame, et meie Jumala teenistus on see, et me tuleme siia midagi saama, siis see ei ole see. Ja kui me aastast aastasse tuleme siia teenistusele, et mõttelaadiga, et no nii, mis ma siis täna siit saan nüüd? Siis me oleme ainult tarbijad, aga me oleme kutsutud andma. Nii et me kutsun üles täna, et vaata peeglisse, vaatame koos peeglisse ja mõtleme, et kas mina, kui ma tulen teenistusele, kas ma tulen siia mõttelaadiga, et no nii, et ma nüüd istun laua taha ja et mis ma siis nüüd saan siit? Ma tulen, et teisi teenida. See on okei, kui me tuleme mõnikord ja me olemegi tühjad ja me vajamegi taastamist. Aga kui me iga pühapäev aastast aastasse tuleme siia niimoodi, et Jumal, et mis ma nüüd saan sinult või mis ma nüüd, ülistus, see on minu lemmiklugu täna, et äkki järgmine läheb paremini, siis meie südamehoiak on vale ja me ei käi Jumala tahtes. Timoteuse esimeses kirjas peatükk 6, salmid 11-16. Sina aga, Jumala inimene, põgene selle eest, taotle õigust, Jumala kartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust. Võitle head usuvõitlust, hakka kinni igavesest elust, millele sa oled kutsutud, kui sa oled andnud hea tunnistuse paljude tunnistajate ees. Ma käisin sind Jumala ees, kes teeb kõik elavaks, ja Kristuse Jeesuse ees, kes Pontius Pilaatuse ees andis hea tunnistuse, et sa käsku säilitaksid puhtalt ja laitmatult meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumiseni, mille parajal ajal toob nähtavale õnnis ja ainus võimas valitseja, kuningate kuningas ja isandate issand, kellel ainsana on surematus, kes elab ligipääsmatus valguses, keda ükski inimene pole näinud ega suudagi näha. Tema päralt olgu au ja igavene võimus. Aamen. Salm 12 ütles, võitle head usuvõitlust, hakka kinni igavesest elust, millele sa oled kutsutud, kui sa oled andnud hea tunnistuse paljude tunnistajate ees. Midagi, mida me peame tegema, see on lihtsalt haara kinni. See ei ole passiivne, see on aktiivne, me peame midagi tegema. Haara kinni. Me oleme kutsutud, aga me peame kinni haarama. Me oleme Jeesuse sünni ootuses,
ja meil poleks seda lootustki, kui Jeesus poleks tulnud, surnud meie eest ristil ja üles äratatud 3. päeval võites surma. Meil poleks lootust, kui poleks seda armastuse tegu tehtud. Aga kui meie usuelu on ainult see, et me tuleme kirikusse, me palvetame, võib-olla laulame kaasa, lähme koju, võib-olla teeme söögipalve enne sööki, võib-olla ei tee, võib-olla maksame 10, kui sedagi, võib-olla õhtul enne magaminekut me loeme oma pattude nimekirja ette ja siis ütleme lõppu, et anna meile andeks, aamen, lähme magama ja samamoodi jätkame, siis see ei ole täisväärtuslik usuelu. Ma kutsungi meid otsima Jumalat, uurima Jumala imelist loodut ja leidma oma kutse ning järgima Jeesusele. Mitte et Jeesust jälgida, aga järgnema. Ja see eeldab, et me teeme ususamme iga päev. Sest kui me teeme seda Jeesuse jälgimist, võib-olla teeme ilusa näo pähe, siis meie oleme need ainsad kaotajad, sest Jumal on südamete tundja. Ja kui me ühel päeval seisame tema ees, siis tühjad sõnad ei maksa mitte midagi. Haara kinni igavesest elust. See nõuab tegemist. Mul tuli kohe see pilt tuli nagu ette, et me oleme nagu kuristiku peal ja me hoiame kinni ja siis Jeesus ulatab käe, et haara kinni mu käest. Ja ikka me mõtleme, et ma ei tea, et kas ma ikka tahan, aga all on kuristik. Ja kui me ei haara kinni Jeesusest siin, kus meil on ajalised piirid, kus me ei tea, millal on meie viimne päev, on see täna õhtu, on see homne, Jumal teab meie elupäevi. Aga kui me arvame, et küll me ükskord suri voodil, küll me siis marandame tõeliselt meelt, ikka õige ajal, et enne ma naudin ja teen, mis tahan, seda aega ei pruugi tulla. Parandame meelt, kui me teame, et meie usuelu on tühine praegu, kui me teame, et me ei järgne Jeesusele, kui me teame, et oma kogukonnas me ei ole mingisugune valgus, me oleme lihtsalt üks osa sellest suurest massist, sellest pimedusest, meie valgus ei sära, siis parandame meelt, muudame seda suunda ja kõigepealt elame selle armastusega nende inimeste keskel, jõudes lõpuks sinna punkti, kus meil on see usaldus nende ees jagada seda rõõmusõnumit autoriteediga, kus on siis inimesed näinud, et raskustes, lootusetus olukorras meil on rahu ja lootus, meil on rõõm ja meil on palvevastused, meil on tunnistused, kuidas Jumal on vastanud meie palvetele. Kui meil pole ühtegi tunnistust, siis kas me oleme üldse elanud koos Jeesusega? Nii et muudame siis oma suunda, kui on vaja, parandame meelt ja üritame siis kanda head vilja ja olla valguseks teistele. Ma arvan, et nüüd on eriti hea võimalus sellel jõuluajal, kus paljud inimesed on rohkem avatud tulla kirikusse ja võib-olla kuulama natukene rohkem sellest Jumalast. Oleme siis õigel ajal õiges kohas ja jagame seda rõõmusõnumit oma eludega ja oma tegudega. Palvetame. Ja Isa, ma tänan, et sinu arm on nii suur. Ma tänan, et me ei pea olema täiuslikud, et tulla sinu juurde. Aga ma tänan, et sa ei taha meid jätta sellisteks, nagu me oleme. Jeesus, sina näed neid asju meie eludes, mis vajavad muutmist, tõsiselt muutmist. Ma tänan, Jumal, et sinu püha vaim toob need asjad esile meie elus, meie südames. Et me võiksime meelt parandada, mitte lihtsalt paluda andeks oma patud, vaid meelt parandada ja muuta oma suunda ja elada ühte täisväärtuslikku elu sulle juba siin
kandes head vilja, olla nendeks tunnistajateks ja haarates kinni sinust, Jeesus, haarates kinni igavesest elust ja hoides kinni sellest. Sest nii nagu sinu juurde tulemine on protsess, on sinu juurest ära minemine ka protsess. Ja aita meil näha oma usukaaslasi, aita meil näha oma sõpru, kes on teel sinust eemale, Jumal. Aita meil olla selle olemas, aita meil olla julgustajad, eestpalvetajad, aita meil olla elavad tunnistajad, Jumal, oma tegudega sinu armust, sinu armastusest ja sinu õpetusest. Tänan, et sa oled sellel advendi all meiega ja tänan, et ükski, kes usub sinusse, ei jää häbisse. Tänan, et meil võib olla sinus igavene elu. Amen.